Me oleme vaatama usuteemat, aga natukene teisest küljest. Me pühapäeval jätkame usuteema vaatama teisest küljest. Kallis, kas sa saaksid vahetada ära, jätta see tagataust siia selle, võta see lihtsalt eest ära ja paneta see tagatausse, mis seal on. Halleluuja. See on, inimesed teevad, kunagi mäletan, ma ütlesin teile, et Jumala sõna on lihtne. Jumal on lihtne. Inimesed teevad selle keeruliseks. Ja Jumal ütles, ma olen lihtne Jumal. Mis võttis, kui palju võttis vaeva, energiat, lihtne see, et pidali tõbine saaks terveks. Mäletad, kui Jeesus tuli mäe pealt alla, see on Mattuse evangeeliumi 8. peatükk, esimene salmist hakkab, pidali tõbine tuli tema juurde ja ütleb Jeesusele, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha. Mis juhtus järgmiseks? Mis juhtus järgmiseks? See oli nii lihtne. Lihtsalt 3 sõna, 4 sõna. Ma tahan, saa puhtaks. Ja mis juhtus? Ta sai puhtaks. Seal ei olnud mingit siukest. See näitab tegelikult, kui lihtne on. Aga mis oli see lihtsus? Olid lihtsalt sõnad. Ja see ongi see, kas me usume Jumala sõnu või me ei usu Jumala sõnu. Lähme Mattuse 8. peatükk. Siin samas on, mul ei ole täna välja toodud, mul on piibli lood siin, et sa võid koos minuga järgida või panna kirja. Ja see pealkiri on Kapernaumi pealiku poisi terveks tegemine. Ja siin ta ütleb, aga kui Jeesus saabus Kapernauma, tuli tema juurde sõjapealik. Palus teda ning ütles, issa, minu poiss on kodus halvatuna maas suures valus. Jeesus ütles temale, ma tulen ja teen ta terveks. See oli see, et Jeesus ütleb, jälle sõnade mäng on, tuleb, mu poiss on, Jeesus ütleb, ma tulen ja teen ta terveks. Mis juhtub järgmiseks? Aga sõjapealik kostis ja ütles, issand, mina pole väärt, et sa mu katuse alla tuled, vaid ütle ainult, mida? Mida? Sõna. Mul on vaja ainult ühte sõna. Siis mu poiss paraneb. Jumal ütles, et mulle täna rääkides seesama, kas me usaldame seda sõna, mis on kirja pandud meie jaoks? Kas me suudame selle järgi teha, mis seal kirjas on? Jah, me suudame. Me suudame kõike, mida me valime teha. Mõni ütleb, et aga ma ei suuda uskuda. Ei, küsimus ei ole, kas sa suudad uskuda, mitte uskuda. Me suudame uskuda kõike, mida me valime uskuda. See on meie valik. Meelte uuendamine on meie valik. Me teame, kuidas meelte uuendamine käib. Meil oli pikk seeria siin. Jumal austas meid sellega. Me valime, kas me uuendame oma meeled või ei uuenda. Kas me võtame vastu see, mis Jumalal on meile või ei ole. Jumal ütles, see on valikute küsimus. See sama sõjapealik sai aru printsiipidest. Meil tuleb aru saada printsiipidest, mis Jumalal on meie jaoks. Ta ütleb, sest ma isegi olen inimene valitsuse all, minu käsu all on sõjamehi ja kui ma ütlen ühele mine, siis ta läheb, teisele tule, siis ta tuleb, oma orjale tee seda, siis ta teeb. Me oleme vaatanud Markus 11, 23, 24. Kui sa ütled sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja ei kahtle oma südames, vaid usud, et see, mis sa ütled, siis see sünnib. Oled sa tähele pannud, kuidas meelevald käib ja kuidas usk käib? Mida teeb politseinik, et su autot kinni peatada? Kas ta hüppab auto ette, üritab kõigest jõust ja pääst kinni peatada seda? Ei. Kas oled mõnda politseiniku tulemas ebalevalt, ebakindlalt su juurde? No ma ei tea, anna andeks, ma su kinni peatasin.
aga ma tundsin, et ma tahan sind kinni peatada. Ega sa ei ole pahane ega solvunud selle peale. No kui sulle ei meeldi, okei, sõida ära, anna andeks mulle. Ma ei ole kindel, kas ma tegin õigesti või teinud õigesti. Oled sa nüüd mõnda politseinikku rükast? Ei ole, tuleb see juurde. Neil teatud seadused on muutunud, aga neil on mingi eesmärk. Kui on puhumise eesmärk. Nad tulevad, peate saad kinni, nad väljagi puhu. Ja nad ei kahtle. Miks? Sest neil on antud meelevald kuskilt seda teha. Ja nad on meelevalla meie riigi käest. Ja parem kuuletu sellele meelevallale, sest sellel, kui sa ei alistu sellele sõnale ja sellele teole, mis ta teeb, sellel on mis asjad? Tagajärjed. Samamoodi meil on meelevald alistada Jumala sõnale. Kui Jumal ütles, et sa suudad, siis sa suudad. Kui Jumal ütles, et me andestame, nagu tema meile andes, me peame seda tegema. Me suudame. Selles olukorras Jeesus, ma tulen ja sõjapealegi ütleb tulle, ära tule, ütle ainult sõna, sest ma tean, su sõnas on meelevald. Ja kui Jeesus seda kuulis, mis juhtus? Kui Jeesus seda kuulis, mis juhtus? Keegi teab? Täpselt. Ta imestas. Mingi asi pani Jeesuse imestama. Vau. Ja mis teda pani imestama? Ja ütles neile, kes järgisid, tõesti ma ütlen teile, mitte ühelgi lihtsalt ma ei ole leidnud nii suurt usku. Tihtipeale mõtleme, usk peab olema see tegu ja too tegu ja kolmas tegu. Lihtsalt oli usk sõnasse. Lihtsalt usk Jumala sõnasse. See pani Jeesus imestama. Ja ta ütleb, mine, nõnda nagu sa oled uskunud. Mida ta uskus? Sõna. Su poiss on terve. Ta uskus seda sõna, mida Jeesus ütles. Kas meie usume Jumala sõna? Kui Jeesus ütleb sulle, tema vermete läbi sa oled terveks saanud. Mis me paneme agasid sinna? Mis me paneme midagi? Kas me usume seda või ei usu? Kui Jumal ütles, anna andeks, siis antakse sulle andeks. Siis me anname andeks, sest me tahame andeks saada. Kui Jumal sanab, hoia oma päästet kartuse ja värinaga. Siis me hoiame oma päästet kartuse ja värinaga, me peame seda pühaks, mis Jumal meil on. Sest nüüd on sõnad, millel on vägi taga. Me tihtipeale teeme siukseks, ükskõik mis on. Kas me usaldame seda sõna, mis siin kirjas on? Ükskõik mis siin kirjas on. Jumal ütles Abrahamile, mida? Sinust saab paljude rahvaste isa. Ei olnud suurt imetegu, ei käinud kärtsu ja mürtsu ja ma ei tea, lihtsalt olid sõnad. Jumala sõnad. Ja Abraham tegi otsuse, ma usun seda, mida Jumal on öelnud. Ja ta ei mõtlenud uskmatusest kaksipidi, sest ta pidas ustavaks teda, kes oli sõna öelnud. Ja andis selle austust. Me tihtipeale üritame teha asjad keerulised, sest tegelikult sa vaatad läbi terve Jeesuse teenistuse. Inimesed tulevad välja valeõpetustega. Ja mis on valeõpetus? Kui keegi ütleb, et Jumal ei taha sind terveks teha, sest nad baseerivad oma õpetuse oma kogemustele, sest nad pole kätte saanud seda. Sest nad ei uskunud Jumala sõna ja lihtsam on öelda, et Jumal ei taha terveks teha. Sest see oli mu kogemus. Ja mitte kuskil Piiblis sa ei leia ühtegi kirja kohta, et Jumal ei tahaks kedagi terveks teha. Mitte ühtegi. Need on absoluutselt valed. Sest need on inimeste kogemused. Nad räägivad Paulus haigetest silmad, nad räägivad ükskõik mida, et leida mingi vabandus oma tundele, eksimusele. Miks me istume maha ja ei mõtle kunagi, et Jumal on hea Jumal. Jumal on võimeline Jumal. Jumal on vägev Jumal. Jumal on üleloomulik Jumal.
Ja kui keegi on eksinud, siis olen mina eksinud, ma lähen vaatan peeglisse ja ütlen, Jumal, mida mina tegin valesti. Sest Jumal ei eksi kunagi. Tal on nüüd universumi, ta on loonud taeva. Ta ütleb, et kõik hea ja täiuskond tuleb Jumalalt. Ma surin su eest. Kui Rooma 8. peatükk ütleb meile, tema, kes oma poegagi ei säästud, vaid loovutas meie eest, kuidas ta ei peaks meile kõike muud peale andma. Ja siis inimesed tulevad lollide ideedega välja, Jumal ei andesta enam. Ja sina ka ei pea enam andestama. Jumal ei tervenda enam, Jumal ei taha sulle rõõmu, Jumal ei taha sulle jõukust. Vaata, see eksis, talle küll Jumal andeks ei anna. Hoia tast eemale. Jumal ei paranda meelt. Ja kui sa andeks ei anna, ei saa ma sulle andeks anda. Me peaks kõik võtma, et Jumal, ma annan andeks kõigile. Ma tahan olla sinuga okei. Samas peatükis. Kui Jeesus sealt edasi läks, järgis seda 2 pimedat, karjudes ning öeldes, Taaveti poeg, halasta meie peale. Jälle sõnad, Jumal, halasta meie peale. Kui ta tuppa astus, tulid need pimedad tema juurde ja Jeesus ütles teile, kas te usute, et ma võin seda teha? Nemad ütlesid, jah, issand. Ja kõik, kas ma usun, et ma võin teha seda? Vastasid, jah, issand. Siis ta puudus nende silmi ning ütles, teile sündigu minu usku mööda. Ja kui mind siin ei oleks ta kunagi terveks saanud. Sest minu usk oli see, mis teid terveks tegi. Ja keegi ei protesteeri siin praegu. Ma olen absoluutselt vale õpetus teile. Ja niimoodi vale õpetus läbi, niimoodi inimesed uskuma hakkavadki vale õpetust. Sest mitte keegi siit praegu ei protesteeri seda, mida ma tegin. Ma valetasin teile praegu. Ja niimoodi tulevadki inimesed, selles mõttes, oot, pea kinni. Jeesus ütleb, mitte minu usk, sinu usk. Teie usk. Ütles, et teie usk on teid terveks teinud. Mitte minu vägi, mitte see. Ja ütles, sinu usk tegi su terveks. Mattuse 21:22 ütleb, ja kõik, mida te iganes palves palute. Kui sa oled palvetama Jumala ette, mida sa teed? Sa hakkad välja rääkima sõnu. Ja kui sa ütled sellele mäele, tõuse usupalve liik. Kui sa ütled sellele mäele, tõuse paigast, lange merja ja ei mõtle kaksipidi oma südames, vaid usud, et see, mis sa välja ütled, sünnib, siis see saab sinule, mis sa ütled. Ja kõik, mida te igast palvest palute, uskuge, et te seda saate, siis see saab teile. Järelikult mul tuleb uskuda sõnu, mida ma välja ütlen. Teistpidi väga huvitav kirjakoht on Piiblis. Ja samal päeval, Markuse 4:35, ja samal päeval, kui õhtu käes oli, ütles ta neile. Jeesus hakkab rääkima. Mida? Teistpidi Jeesus ütleb midagi väga huvitavat. Lähme üle teisele poole. Jeesus räägib sõna on välja öeldud. Mis sõna on välja öeldud? Mis ütles Jeesus? Lähme üle teisele poole. Ja kui nad rahvast olid lastud ära minna, võtavad nad tema paati, nõnda nagu ta oli, ja ka teise paat oli temaga. Siis tõusis kange tuulispea ja lõi lainet paati ning paat juba täitus. Ja tema ise oli paadi päras. Mida tegemas? Magamas. Miks ta magas?
Keegi teab, miks ta magas? Uni oli hea. Ta oli hea uni, sest ta uskus seda, mida ta välja ütles. Ta ei kahetanud sekunditki seda sõna, mis ta välja ütles. Sellepärast ta magas. Sest ta ütles sellele mäele, tõuseb paiklang meri ja kahtled oma südames, ta uskus see, mis ta ütles, sünnib, siis saab talle. Ta ütles välja, et lähme üle teisele poole. Jeesus ütleb, ma teen su terveks. Jeesus ütleb, et mis iganes. Vahepeal võib torm tõusta. Kus see sõna muutus? Jeesus ei öelnud vahepeal, ta ei öelnud niimoodi, lähme üle teisele poole, juhul kui tormid tulevad ja vasturünnakud tulevad ja kui keegi hakkab hakkama sulle lolli juttu suust välja ajama, siis juhullikult ärme lähe. Mitte ühtegi vabandust ei olnud siin. Lähme üle teisele poole. Siis tõusis kange tuulispea. Lained lõi paati, nõnda paati aitus juba. Ja tema ise oli paadi pärast magamas, toetuses pealusele. Ja nad äratasid ta üles, ütlesid talle, õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Ja kohe tulid süüdistused. Jeesus, sa oled selline. Ma ju uskusin, aga ma ei saanud, sest sa oled selline Jeesus. Sa valetasid meile, sinu sõnas pole väge, sinu sõnas pole jõudu, sest me hukkume. Sa ütled, lähme teisele poole ja ei näe küll välja, et me lähme teisele poole. Ja Jeesus tõusis püsti ja ütles, armsad jüngrid, ma saan teist aru. Andke andeks, et ma tein sellise jama sisse teid. Ma üldse ei teadnud, et tormid tulevad ja see jama juhtub ja ma üldse ei teadnud seda. Andke andeks, et ma panin teid ebamugavasse olukorda. Te peaksite küsima, mis piiblit sa loed? See on vahepeal, kui ma inimestega kokku saan, niisugune tunne on niimoodi, nad loevad piiblit. Sest et olukord tundus minema hullemaks. Ja siin olukorras läks. Tema tõusis üles, sõites tuult ning ütles merele, ole vait ja vaga. Jälle sõnad, ta usub oma sõnu. Ja tuul raugis ja meri jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, vaadake. Mina, Jeesus, Jumala poeg, kõige kõrgema Jumala poeg, panin mere seisma. Ma päästsin teid kõiki. Kas ma pole äge? Kas ma pole väeline? Ta oli ju Jeesus, kui palju ma kuulen, ta oli ju Jeesus, ta oli Jumala poeg, tema suutis kõike teha. Tegelikult ütleb selle, miks te nii arad olete? Kui nad on tormist tulnud läbi, nad on tuulis peanu pekstud ja Jeesus ütleb, miks te nii arad olete? Miks te olete nii arad? Kus on teie usk? Või kuidas teil ei ole usku? Ütleb ta siin. Ja kus on teie usk? Nad ei uskunud tegelikult seda, mida Jeesus välja ütles. Ja sama ka meie puhul, kas me usume Jumala sõna? Stormid tulevad, Jumala sõna ei muutu. Vaenlane tuleb, Jumala sõna ei muutu. Ükskõik, mis tuleb, Jumala sõna ei muutu. Amen. Ja mida te kardate? Ma ju ütlesin, et lähme üles teisele poole. Kas te siis näinud, et ma magasin? Te olete olnud minuga juba mitu aastat koos. Ma ei tea, mitu aastat selle ajaks olid olnud. Olid näinud tunnustähti imesid, olid näinud sõnaväge, kõike näinud. Ja ta ütleb meile, miks kardate? Miks te olete nii arad? Ja me räägime, mis juhtus, nad ei usaldanud sõna. Kas me usaldame? See on see usuprintsiip on see. Aga me ei tohi unustada seda, et kust usk tuleb? Usk tuleb kuuldust. Miks inimesed kardavad? Nad ei kuula Jumala sõna. Nad valivad välja, mida nad tahavad kuulda. Kõike tuleb kuulata, mis seal on. Kõik tahavad vägevat usku. Kõik tahavad vägevat tunnustähti imesid, aga paljud ei taha armastuses käia.
ma ei saa talle andestada. Inimesed on põrgus selle pärast. Need on tõsised asjad tegelikult. Kas me usume Jumala sõna? Näiteks, kas me usume, et Jumal on sulle andeks andnud? Amen. Ta on sulle andeks andnud. Sa usud, et Jumal on sulle andeks andnud? Amen. Aga sa usud, et Jumal on mulle andeks andnud? See on täpselt sama, mida tuleb uskuda, nagu Jumal andis mulle andeks. Ja ma usun seda siira südamega, ükskõik. Jumal on sulle andeks andnud, ükskõik mis. Vana möödas. Uus on tekkinud. Kristus meie sees saab täie võimuse. Me oleme teistsugused. Me oleme uued loodud. Seda vana inimest ei ole enam. Need on etteotsid, aga samamoodi tervis. Ta ütles, et ma tegin su terveks. Ta ütles, et kellelgi on muresid. On kellelgi mingi mure. Täpselt, jah. Mure tahtis tulla, ma ei võtnud vastu, ma andsin selle isandale. Ja isand ütles mulle, ma pean hoolt sinu eest. Mina alistasin Jumala vägeva käe alla, tema ütles, heida kõik oma mure minu peale ja ma pean hoolt sinu eest. Ja kui meil ühtegi muret ei ole, kõik on isa käes. Aga sa ei saa aru, millest ma läbi lähen. Sa ei tea, millega mul vaja tegemist teha. Ja aga mina ei öelnud sulle seda, et heida mure tema peale. Tema ütles sulle, heida mure tema peale. Amen. See on täpselt sama, nagu jüngritel, lähme üle teisele poole. Või teises kohas ta ütleb jüngritele, minge üle teisele poole. Ja torm tuli ja nad võtsid lainetega ja keskööl juhtus mis? Jeesus tuli vee peal kõndides nende juurde. Ja nad olid kartmas, nad arvasid, et tont kõnnib. Ja Jeesus ütles, rahu, ei ole tonti, mina olen see, ärge kartke. Ja Piiblis peaks olema, me oleme ära lugenud 365 korda sõna ära karda. Iga päeva kohta üks sõna aastas. Ja Jumal ei too kunagi hirmu. Alati ta toob sulle julgustuse, ülesehituse. Ja selles olukorras Peetrus, uljas mees, kõige uljam mees, ütleb, isad, kui sa oled sina, ütle mulle, et ma võiksin tulla sinu juurde vee peal kõndides. Ma ei tea, kus see täpselt mul ei ole seda välja toodud. Jeesus ütleb talle, mina, Jumala mees, Jumala poeg, võin kõige, sina ikka ei või. Mida Jeesus ütleb talle? Tegelikult, tule. Ja Jeesus vaatab, kuidas Peetrus üle ääre astub. Mulks ta vealavas? Ei vaadanud, või ta kõndis Jeesuse juurde. Aga vahepeal, kui ta kõndis, ta usaldas sõnu. Tule. Mitu sõna oleks vaja? Kui palju väge oleks vaja? Mitte midagi, lihtsalt sõna, ta usaldas seda sõna. Ja sõna oli, tule. Ja ta pani kogu oma usu sellele sõnale, et Jeesus tule. Ja hakkas kõndima, vahepeal Jeesus juurde minnes. Mis juhtus? Ta pilg läks Jeesuse pealt ära, läks lainete ja tormide peale. Ja ta hakkas tasapisi vajuma. Huvitav tegelikult on. Väga huvitav. Kuidas seda keegi üritab tasapisi vees vajuda? Võtad mulks vee all. Sekundite küsimus. Ja mida ta teeb? Hõigab Jeesus aita, Jeesus tuli, tõmbas välja. Ja mis juhtub edasi? Läks avaat paati. Ja Jeesus ütleb, tubli mees, kõndisi teile. Mitte keegi teine kõndi, sina kõndi, väga tubli mees.
Ei ütle ju. Ta ütleb talle, vaatab talle otsa. Miks kahtlesid? Kus usk on? See oli ainuke, mis Jeesus ütles. Kujutad ette tänapäeval kristlaste puhul. Kujutad ette, kui Jeesus käiks tänapäeval ringi. Ma arvan, et see oli õige aeg ja ajastu, miks Jeesus tuli tol ajal. Inimesed olid natukene tugevamad. Natukene oli selgroogu neis. Kujutad ette, Jeesus tuleb tänapäeval. Ja keegi on feeber. Ja siis läheb paati. Kas ma ei ole tubli? Ma olen natukene, kas ma pole tubli? Jeesus, kas ma ei ole tubli? Kas ma ei ole tubli? Ma olen nii tubli, kas ma mitte pole tubli? Ma lugesin natukene piiblit ja natukene palvetasin. Kas ma pole mitte tubli? Käisin koguduses, kas ma pole mitte tubli? Jeesus, saad aru, kui ma ei käi rohkem. Kui teete, Jeesus tuleb ja ütleb sulle, kus usk on? Tänapäeval inimesed oleksid psühhiaatria kliinikus ja kurdaksid. Või jookseksid nad, ma ei tea, õe-venna juurde kuhugi, et saaks ainult kurta. Kas sa ei tea? Kas sa ei tea? Sa ei tea, sa ei saa üldse aru. Ma olin paadis, torm oli merel. Jeesus tuli. Ja ütles, et ma kõndisin, kas keegi teine peale minu, kas keegi teine oli, astus vee peale minu. Ma olin ainukene. No ja natukene ust või kõik, ma hakkasin natukene vajuma, no okei. Ja me just vaatame, kas sa tead, mis ta mulle ütles? Ta ei öelnud, et olen tubli ja hea. Ta ütles, kus on su usk? Kus on su usk? See on tänapäeval, mis oleks tihti peale kuuleksime. Me ei näe, et Peetrus oleks vingunud või virisenud. Lihtsalt meil tuleb otsus teha, uskuda Jumala sõnu. See on nii lihtne. See on nii lihtne tegelikult. Lihtsalt sõnad. Vaatan veel ühte lugu. Sõnade mäng. Ja olukorrad ja situatsioonid. Markuse evangeelium 5. peatükk. Ja kui Jeesus paadiga jälle siiapoole kaldal oli jõudnud, kogunes palju rahvast tema juurde ja ta oli mererannas. Siis tuli üks kogusekoja ülemaid Jairus nimi ja langes teda näes tema jalge ette maha ja palub teda väga, nagu ütleb, mu tütreke on hinge vaakumas. Ma palun, et sa tuleksid, paneksid oma käed tema peale ja ta saaks terveks ning jääks ellu. Ja tema läks temaga. Jairus tuleb ja palub Jeesuselt midagi. Aine. Mida ta palub? Tule minuga kaasa, pane käed peale, et mu tütar jääks ellu. Kriitiline olukord. Väga kriitiline olukord. Keegi on suremas. Vahepeal aga juhtub olukord, kus tuleb üks veritõbene naine, kes oli kuulnud Jeesusest ja ta mõtles, või siis ütleb, kui ma saaksin puudutada tema kuuepalistut, saaksin ma terveks. Me ei tea, kui pikalt see kestis. Aga mõtle, see stamina, see järjepidevus. Ja üks asi muidugi selle naise puhul oli see naine tahtis terveks saada, selle kogu oma varanduse ära kulutanud 12 aastat. Ja nüüd ta kuuleb, et kuskilt on võimalik terveks saada ja ta mõtleb, tal ei ole ühtegi tootust, midagi ei ole. Ta mõtleb, ta on kuulnud, et Jeesus tuleb terveks ja ta mõtleb, kui ma saaksin ainult puutuda kuuepalistut, kui ma ainult saaksin kuutuda ja kui ma puutun, ma saan terveks. Ta mõtleb ja räägib ja mõtleb ja räägib ja mõtleb ja räägib, mõtleb ja räägib.
Ja tuleb rahva hulga tagant. Me ei tea, kust ta tuli, kui kaugelt tuli, kaua see aega võttis. Ja jõuab rahva juurde ja seal on mass inimesi. Ma ei tea, aga ma kujutan ette, kui sul on 12 aastat veride pealt, sa oled päris nõrk isiksus. Ja sa oled väga sidemetes kinni. Ja ta trügib rahvamassi tagant. Rahvamassist mööda ja mida teeb? Ta puudutab Jeesust. Ja mis juhtub? Vägi lähtub Jeesusest ja naine saab terveks ja Jeesus jääb seisma. Ja küsib, kes puudutas mind? Ja kõik, Jeesus, mis sa oled, kõik puudutavad sind. Ei, kes puudutas mind, sest vägi lähtus minust. Ja nüüd see naine siis tuleb ja räägib talle kogu loo ja ütleb, mida? Talle kogu tõe. Ta räägib, mis juhtus, ma olin kuulnud, sa tervendad, ma rääkisin, et kui ma saaks puudutada sind, ma saan terveks. Mis Jeesus ütleb talle? Mine, sinu usk on sind aidanud või sinu usk tegi su terveks. Usk sellesse. Kuida ette. Aga samal ajal juhtub drastiline muutus Jairuse elus. Üks viivitus tuli. Olukord läks võimatuks. Mis juhtus? Tema kojast tulevad inimesed tema juurde, ütlevad, ära õpetajad, enam tülita, su laps on surnud. See on see torm, mis tuli. Mida Jeesus teeb tormi ajal? Ta vaatab Jairuse poole, ütleb, mida? Mida ta ütleb? Kõigepealt Jeesus jättis tähele panemata, mis räägiti. Ka me peame õppima tähele panemata, mitte tähele panema seda, mida meie ümber räägitakse. See on see, miks inimestel on probleemi, nende kõrvad on liiga hiigelt kuulma kõiki rämpsu igasugust asju. Liiga palju, mis see tegi, mis ta tegi, kus ta oli? Me peame õppima tähele panemata jätma asju. Ja siis ta ütleb Jairusele midagi. Mis ta ütleb? 4 sõna, ütleb ta suust välja. 4 sõna, mis muutsid Jairuse elu, muutsid elu muutuvad sõnad, olid 4 tükki. Mis need olid? Ära karda, usu, vaid. Hoia kinni sellest, mis sa alguses mu juurde tulid. Hoia kinni sellest teekonnast. Hoia kinni sellest, see oli teekond, ta kutsus, lähme. Ta ütles, ma tulen ja panen käed peale, sa ütled terveks. Hoia kinni sellest. Ja seal julgustavaid sõnu talle vaja vahepeal. Ka meil on vaja vahepeal julgustavaid sõnu. Me leiame neid piiblist. Ja see on see, ära karda, usu, vaid. Hoia kinni oma usust. Hoia kinni. Ja me teame, nad läksid sinna majja, see tütar jäi ellu, sai terveks. Aga üks hämmastav selle käigu juures on see, Jeesus viskas kõik uskmatuse välja. Ta ei lubanud uskmatusel jääda. Ja kõik, kes külvasid uskmatust ja kahtlust, ta viskab nad sealt elamisest või majad korterist välja. Tegelikult oli, miks? Sest see oli elu kriitiline. Elu surma otsus oli see. Aga meil tuleb olla kriitiline oma elus asjadega. Kui me tahame näha midagi üle loomulikult, me peame oma elust välja viskama teatud asjad. Me peame välja viskama filmid. Me peame viskama välja teatud kontserdid teinekord. Teatrietendused. Kõik, mis ei too hauda Jumalale. Tänapäeval me võtame juba vastu, et seal olid poolpaljad olid filmis ja näed, seal on see ja too ja. Ja me oleme nii leplikud asjadega. Ei me imestame, miks ei ole midagi? Miks ei ole väge enam? Miks ma kogu aeg nii mossis olen? Kogu aeg on koorem. Miks? Sest me ühe kinni Jumala sõnast. Me oleme lastud selle maailmal tulla sisse. Lihtsalt Jumal ütleb, et kui Jeesus ütleb, Jumal ütleb, ma olen su karjane.
ja sul pole millegist puudust. Haljale aasale panen ma sind lebama, hingamisveele saadan ma sind. Ma kasutan su hinge. Ma juhin sind. Ma katan su ette laua su vastaste silme all. Ma võian su peaõliga, su karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad kõik su elupäevad. Ja ma jään Jehova kotta ainult siis, kui mul aega on. Ei ole nii? Kui kauaks? Eluajaks. Amen. Jumala sõnad on nii tähtsad, kui me võtame selle vastu. Me saame uskuda Jumala sõnu. See on meie valik. Sest sõnu tuleb igalt poolt meile. Inimesed ütlevad, ära enam käi koguduses. Mis sa sinna ikka lähed? Kas sa siis ei tea või? Mina ütlen, et Jumal kutsus mind. Ma mäletan, miks ma seda räägin? Ma olin Iirimaal. Kui paljud mulle öeldi, mis sa enam sinna lähed sinna kogudusse? Mulle öeldi, et see pastor ei ole Jumalast. Ma ei jäin, sest Jumala ütles mulle ole ustav. See on su kogudus. Ükskõik, mis see veel ees oli, ma olin ustav. Ja oli asju, millest me läksime pastor Perriga tookord läbi, millest ei oleks tahtnud läbi minna. Aga me läksime koos läbi, olime võidukalt välja. Miks? Sest Jumal oli ütelnud mulle midagi. Ja ma ei lasknud teistel inimestel ennast välja rääkida Jumala õnnistustest. Ma ei lase teistel inimestel Jumala tervisest välja rääkida. Ma ei lase teistel inimestel Jumala plaanist ennast välja rääkida. Kui paljud ütlevad, et enam ei pea 10 maksma, ma ei lase ennast isegi sellest välja rääkida. Mitte millegist. Jeesus ütles, et lähme üle teisele poole. Me lähme üle teisele poole. Vahet ei ole, mis vahepeal on tormid asjad. Jeesus ütles, lähme, et sa ära karda, usu vaid. Ma tahan, saa terveks. Oma rahu ma annan sulle, oma rõõmu ma annan sulle. Sellest kõigest annab meile mille? Täiusliku võidu. Me oleme rohkem kui võitjad Kristuses Jeesuses. Need on imelised tõotused. Teine pool on see, hoiame kinni päästest. Oleme pühad, nagu tema on püha. Oleme need 5 tarka neitsid. Keegi teab seda lugu? 5 tarka ja 5 rumalat. Kusjuures ma olen üks pool on need tõotuste pool, see on imeline, et kuuluvad meile, hoiame kinni, peame kinni. Teine pool on ka olemas, on pühaduse pool. Ja paljud arvavad, et ma lähen taevasse või ma lähen talle pulma. Paljud magavad maha. Paljud jäävad ilma. Sest Jumal ei ole muutnud ennast. Ta on see sama eile, täna, igavesti. Kiitus Jumalale Jeesuse vere eest. Kiitus Jumalale tema andestava väe eest. Kiitus Jumalale selle õiglusest, mis meil Kristuses kuulub. Aga me peame sellest kinni hoidma. Piibel ütleb, et häda sellel, kes Jeesus verd jalgale tallab. See on püha veri. Ka nendest poolest tuleb kinni hoida. Siis järelikult ütleb, et Jumal, ma hoian kinni. Ma tahan olla õige, ma tahan olla osaduses sinuga. Kas sa tead, et andestamatus, kibedus, jonn lahutavad sind kiiremini Jumalast kui ükski muu patt? Uhkus, kangekaelsus, sõna kuulmatus, need lahutavad sind kiiremini Jumalast kui miski muu. Sest Piibel ütleb, Jumal annab kellele? Alandlikele. See oleks esimene asi, Jumal, ma olen alandlik. Me ei pea oma õigust seisma panema. Jumal, las Jumal teeb selle. Teenime meie Jumalat. Anname meelud talle üle, et Jumal, ma olen siin, mis sa tahad? Minu elu on sinuga korras. Ma tahan tunda sind, ma ei taha lihtsalt teada sind. Ma
ta on tundav, see nõuab hinna maksmist. See nõuab teatud filmide maha keeramist, teatud kohtades käimist. Jah. See on see täpselt sama, kui palju ma kuulen, aga Jumal on püha Jumal. Jah, mis ma teen, kui ma eksin? Esimene asi, mine Jumal ette, et Jumal anna mulle andeks. Ma tunnistan üles. Ja ma tean, et sa oled ustav õige Jumal, annad mulle andeks puhastad. Taasta oma osadus isaga koheselt. Koheselt. Piiblit valvake oma südant. Kuidas? Kuidas Jumal kutsub südant valvama? Enam kui kõike muud, mida tuleb hoida. Ja see lihtsalt on sõnad, need on sõnad, millesse me usume. Ja kui me usume, me räägime. Jeesus, lähme üle teisele poole. Ta ei saanud paaseks tormi peale, ta sai paaseks selle peale, et nad ei uskunud seda sõna, mis ta välja ütles. Jeesus ütleb, ma olen su terveks teinud. Minu vermed läbi sul terveks saanud. Hoia kinni. Kui sa seisad ja palud ja sul on kibed, kui teete, ta võib ühe nõksu isegi kaugemal ühes kohas, ta ütleb, kui sa oled palves ja palvetad või tood oma ohvrit, palvega ohver, mis me toome teinekord. Ja kui sa tead, et sul on kellegi vastu midagi, pead sa andeks andma. Aga ta võib ühe sama kaugemal, kui sa tead, et kellegi on sinu vastu midagi. Enne kui ohvrit, mine lepi ära, tee kõik, et see asi oleks lahendatud ja lepitud. See on järgmine samm. See näitab, mida ta ütleb, hoia oma süda puhas. See on see, mis ta ütleb, valva oma süva iga kibedusest, iga kurjusest, iga kõigest. Sest ma tahan olla osaduses sinaga. Ja päeva lõpuks, kõige lõpuks on see, meil on andeks antud. Jumal oma rahu andis meile. Oma rõõmud andis meile. Me oleme päästetud. Meil tuleb lihtsalt sellest kinni hoida. Aga lihtsalt on see, kas me usume ja usaldame igat sõnat. Usu eesmärk on see, et me usaldame igat sõna, mis siin sees on. Kuidas ma rakendan usku? Tervise kohta. Ma usaldan. Et Jeesus tahab mind terveks teha ja ma vermet terveks teha. Ma usun neid sõnu. Ma ei pane neid kahtluse alla. Ma ei pane agasid. Aga. Sest kui paljud on ära rikutud, kui paljud usk on ära rikutud, selle läbi puhtalt, et keegi kuskil ütles, Jumal ei taha sind enam terveks teha. See on kole. Ja ta räägib minu Jumalast halba. Jumal tahab terveks teha. Ta on ikka tervendaja Jumal. Ta on hea Jumal. Aga samas ta on püha Jumal. Ja see ongi see, mis ma tahan välja tuua. Nendes olukordades me näeme, on sõnade mäng. Näiteks siin pime, üks lugu on veel. Loeme ühe loo veel ja siis. Markuse 10:3-46. Ja nad tulid Jeerikosse ja kui ta Jeerikost välja läks ja tema jüngrid ja suur hulk rahvast, siis istus Timeos poeg, pime Bartimeus tee ääres ja kerjas. Ja kui ta kuulis, et Jeesus Nasareetil on sealt, hakkas ta kisendama ütlema, Jeesus, Taaveti poeg, halasta mu peale. Mis juhtus? Ta hakkas rääkima midagi. Ta kuuleb, Jeesus läheb mööda. Sina kuuled Jumala sõna. Sa võtad selle vastu. Ja õiged, Jumal sõna ütleb seda, Jumala sõna ütleb seda. Ma lugesin Piiblis, Piibel räägib seda. Piibel räägib seda. Piibel räägib seda. Mina teen selle järgi, nagu Piibel ütleb. Ma käin selle järgi, nagu Piibel ütleb. Ma teen Piibli järgi, Jumala sõna järgi. Ja kui see oleks nii lihtne, mis siis viga oleks, on ju? Sest selles olukorras, vaata, mis juhtub tegelikult. Tema hõikab, Jeesus aita. Ja paljud tegid mida? Hakkasid teda sõitlema. Ole vait, mis karjud siin. Ära topi seda Piiblit mulle nina ette. Ma ei taha, ära räägi mulle enam Piiblist.
sa tõesti usud, et Jeesus tervendab su või? Jah, usun, sest sõna ütleb. Sest selles olukorras ta ütleb, mida? Ja ta kisendas veel enam, sest ta oli sihikindel inimene. Ma ei lase seda võimalust käest. Jumal, ma ei lase taevast käest ära. Ma nüüd tõbi sinna koguduse ikka lähed. Tule ka meiega, me oleme paremad. Nii palju ka piiblit ei pea lugema kogu aeg. Loe mõndi teisi raamatuid ka veel, hari ennast. Meil pole aega muu jaoks tegelikult. Aeg on nii lühikene. Me elud on lühikesed. Me elud on nagu suits, mida korra nähakse ja on läinud. Lihtsalt on see, me lihtsalt ei tunne veel Jeesust, me ei tunne veel tema süda. Selles olukorras me räägime tervenemisest olukorrast, kus ta oli sihikindel. Inimesed ütlevad, ole vait, ära karju, sõitlesid teda. Ja mis juhtub? Ta karjus veel enam. Ja ta palju seda ja jäi vaiks, kui ta kisendas veel enam. Ta veel enam rääkis Jumala sõna. Kui olukorrad tundusid tema vastu, kõik tundus tema vastu. Nagu torm tuli tema vastu, mis on, ta kisendas veel enam. Jeesus tahab vaadata, Jumal, sa oled tervendaja. Jumal, sa oled vabastaja. Jumal, sa oled imeline. Sa oled andnud mulle rõõmu, rahu. Ma heidan kõik oma mured sinu peale. Mul on rohkem võita igal olukorras. Sa teed kõrbesse tee, sa oled minu karjane. Ma jään su kaitsva tiiva alla. Ma jään sinu varju. Langu 1000 mu kõrvalt, 10 000 minu poolt. Minu külge see ei puutu. Aga ma ei saa, sest ma ei tea ju, mis nad must arvavad. Siis ma järsku ei meelde neile, nad saavad pahaseks, nad mossitavad, lähevad teise tuppa järsku ära. Siis nad ei räägi muga 3 päeva enam. Me peame mõistlikud olema aru saama. Ja see võib meile maksma minna meie elud ja nende elud. Meie tervise võib see maksma minna. Selles olukorras, vaata, see mulle meeldib väga hästi see, kui see Nansi ütles. Sa ei palveta selle pärast, et sul ei ole veel piisavalt valus. Sa ei ole pühendanud selle pärast, et sul pole veel piisavalt Jumalat vaja. Siis ma saan ise hakkama. Ja kui me saame ise hakkama, pole Jumalat vaja. Halleluja. Mina ei saa ise hakkama. Ma ei teaks, ma ei saa isegi mõelda, mis ma ilma Jumalata teeksin. Ma ei saa isegi mõelda seda. Ma oleks tõesti juba mõelda. Aga kas ma võiksin rohkem pühendunud olla? Kas ma võiksin veel rohkem olla? Absoluutselt. Kas ma võiksin veel? Absoluutselt. Amen. Ja Jeesus kutsub ta enda juurde. Siis selles olukorras, nüüd on teatud olukord, nüüd Jeesus tule. Kuule, Jeesus kutsub, tule nüüd. Enne olid, ole vait. Mis on? Vastus hakkab tulema. Ime hakkab juhtuma, ime juhtub. Ole seda tähele pannud. Inimene, kes on väga jõukas ja rikkas ja kes on siuke, kõik tahavad olla sõbrad. Nagu Jakobus kiri ütleb, et jõukas tuli, rõõmus tuli, rikas tuli, hästi lõhnav inimene tuli, tule istu siia, sa oled nii tore, kummardame sind kõik. Tuleb haisev kerjus, lõhnab paad, hoiame tast eemale. Jakobuse kiri kirjutleb seda, oled näinud seda lugu, on ju?
Ja siis me hakkame nägema, järsku see kerjus tuleb. Paneb usumängu. Jumal toob õnnistuse, ühe õnnistuse, teise õnnistuse, kolmas õnnistus. Järsku käib juba Armanis ringi, ülikond seljas, viskab pappi siia, viskab pappi. Järsku kõik tema sõbrad. Sõber. Selles olukorras on, et Jeesuse tähelepanu tuleb kohe, tule nüüd. Aga see ei muutnud teda. Ta läks julgelt. Kõndisest, ma lähen. Vaata, ta ütleb, et ja Jeesus jäi seisma, ütles, kutsuge siia ja nad kutsusid pimeda ja ütlesid temale, ole julge, nüüd ole julge. Ole nüüd julge. Ta oli enne ka julge. Tormide ajal oli ka julge. Tõus üles ja tema kutsub sind, et ta viskas kuue seljast. Järgmisel oli pimetate kuu oli seljast, siis ta näitas, et see on see, mida ma tahan. Ja vaata läheb Jeesus juurde. Jeesus näeb seda kõike. Isegi kui te hämmastab on selle juures see, Jeesus näeb, et ta viskab kuue seljast. Me eeldame kohe, et ta nägijaks saada. On ju nii? Aga Jeesus ei eelda midagi. Või ta küsib, mis sa tahad, et ma sulle teeksin? Mis sa vastab? Et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütleb talle. Mine mu juurest. Jäta mind rahule. Sest ei ütle ju, mine. Su usk on sind aidanud. Ja seda maid ta nägi jälle. Amen. Jeesus ütleb sulle täna, ma olen su isand. Ma tahan olla su isand. Ma olen su päästja, ma olen su vabastaja, ma olen su lunastaja, ma olen su rahu, ma olen su rõõm, ma olen su õiglus, ma olen su võit, ma olen sulle andestanud, ma olen su tervendaja, ma olen su jõukus, ma olen su karjane. Saa pühaks, nagu mina olen püha. Mida me usume? Kas me usume Jumala sõnu? Või me paneme oma tõlgenduse asjadele juurde? Küsimus on see, et ikka Jumal saab kõigest aru. Ei, ta ei saa. Ja kui meie esimene eesmärk on, kui kiusatus tuleb, me peame mõtlema, mida sõna ütleb. Amen. Sõna ütleb, kui haigus ründab, mida sõna ütleb? Ma olen rääkinud, see sama jõulud olid. Minu hiljutine kogemus. Ma olen rääkinud, et haigus ründas. Ja, haigus ründas, reaalne haigus ründas. Ma tegin otsuse, et ma olen terve. Tegin otsuse tantsida. Kuigi ma ei tundnud. Ma ei räägi oma tunnetust. Tunde oli niimoodi, et ma tahaks voodis pikale minna. See oli siuke, nagu keegi oleks... Tunne oli see, et keegi oleks mulle vasaraga vastu pead virutanud. Tunne oli see, et hingata ei saa. Tunne oli see. Ja ma tegin otsust, et ma olen terve. Jeesus värmeta läbi terveks saan. Sest ma usaldan Jumala sõna. Kiitus Jumalale. Ja igas olukorras on see kurbus, jonn, ükskõik mis ründab. Pahameel. Väsimus, ükskõik, kevad väsimus, talve külm, mis ma räägin iseendast, see, mis mind on rünnanud, villand sellest külmast, villand kõigest, tahaks minna, ei, Jumal sa oled osta, sa oled väeline, ma teenin sind ja ilm ei domineeri minu tundeid, Jeesus domineerib minu tundeid. Suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Amen.
Halleluuja, Isa Jumal, me tuleme su ette, Jeesus Jumal, sa oled hea ja justa, püha Jumal. Isa, me täname sinu sõna eest. See on imeline sõna, see on hea sõna, see on vääriline sõna. Isa, me võtame usu läbi selle vastu. Isa, me tänan, sa oled andnud meile oma armsa püha vaimu, sa oled andnud meile oma väe. Isa, me tänan, sa oled andnud meile oma sõna. See on täiuslik, see on terav kui ükski kaheteranne mõõg, mis lõõtab vaimu hinge luuhüdid. Isa, ma tänan oma püha vaimu läbi, sa teed meie kõigi südames tööd. Ja Isa, tõesti, me võiksime haarata kinni sinu sõnast, panna selle tööle oma ellu, sest sina oled selle sõna taga, sina oled oma sõna taga. Sina ütlesid, lähme üle teisele poole, Isa, me läheme koos sinuga üle teisele poole. Sa oled öelnud, me oleme terved, sa oled öelnud, me oleme jõukad, sa oled öelnud, me oleme rõõmsad, me oleme rahu, sa oled võidu meile andnud. Sa oled kõik teinud, sa oled oma jumaliku väe läbi, Jumal, meile andnud kõik, mida va eluks Jumala kartuseks. Me võtame selle vastu, õppides sind rohkem tundma. Isa, me täname, sinu sõna ei tule kunagi tühjalt tagasi. Või teeb seda, mille jaoks on välja läkitatud. Isa, me läkitame sinu sõna välja iga olukorra jaoks. Isa, sa näed, iga inimesel on erinevad olukorrad, erinevad situatsioonid. Aga sul on vastus olemas kõige jaoks. Isa, ma tänan, sa aitad meid. Sa tõstad meie sees esile oma sõna, selle väe, mis on meie sees, selle tugevuse, selle jõu, mis on meie sees. Isa, me täname sinu ustavuse just. Me täname sinu headuse eest. Ja Isa, kus on puudu tarkusest, anna tarkust. Ja Isa, anna meile ka ilmutusliku teadmine, arusaamine. Selle lootus, mis on meie sees. Ja sa oled, anna meile tarkusena sinu tundmiseks. Ja alustame südame silmad. Kui meil on puudu tarkust, kui meil on vaja ilmutust kuskilt, Isa, anna meile see. Anna meile arusaamine. Me mõistaksime, saaksime aru, Isa. Püha vaim, sa oled me õpetaja, sa oled trööstaja, sa oled abimees meie sees, koha seisab abi. Isa, tõesti, et me igatsus oleks muutuda sinu moodi, olla sinuga koos. Olla, Isa, olla. Ja, Isa, ja, Isa. Igas südames. Igas südames. Isa, kui on vaja kuskil ise meelt paratad muutuda, Isa, tõesti, et me oleksime nii alandlikud, me teeksime seda. Sa oled imeline Jumal, sa oled hea püha Jumal. Isa, puudutab ma armsa püha vaimule igati inimest siin paigas. Ja, Isa, ja, Isa. Sa oled tröösti, sa oled julgustaja, sa oled püha Jumal. Sa oled auline ja väeline Jumal. Ma annan sulle kogu au ja kiitus. Ja, Isa, ja, Isa. Sa tunned igat südant, igat olukord, igat situatsiooni. Ja Isa, me ei jää oma õiguste eest võitlema. Sina oled see, kes paned meid seisma. Sina oled see Jumal, kes paned meid võimsalt seisma. Tood iga kurja esile ja lahendad iga probleemi. Sina oled see Jumal, kes paned meid seisma. Ja, Isa. Ja, Isa. Ja, Isa. Auline, väeline Jumal. Isa, ma tänan. Ja, Isa, me täname sinu armsa kalli püha vaimu eest. Ja, igat südant puudutab. Auline Jumal, väeline püha. Halleluja. Jumal on imeline, auline, väeline. Tema võimas ligiolu on siin praegu, tema lähedus. Amen. Isa, ma tänan. Ma tänan, Isa, me võime kogeda sinu rahu, sinu suurust. Isa, me täname sinu rõõmu eest. Isa, me täname sinu vabaduse eest, sinu väe eest. Ja, Isa, oled nii imeline, nii auline, väeline, püha Jumal. Halleluja. Kindlasti võta see koju kaasa, Jumala ligiolu. Amen. Halleluja. Ja mida rohkem alandud Jumala vägeva käe alla, seda rohkem ta ülendab sind. Mida puhtamas hoiad oma südame, seda rohkem sa koged tema ligiolu oma elus. Mäletate,
Ja ta rääkis siin ühe loo, ma ütleb, et ma ei koge tema ligiolu, ma ei koge tema lähedust, naine rääkis, mäletate, mis lugu oli, jagasid siin. Ja lihtne oli see, et tema südames oli kibedus. Andestamatus, kibedus. Ja sel momendil tegi otsuse, mida ma toon välja, ta tegi otsuse, ma annan andeks, ma teen oma südame puhtaks, Jumal, ma tahan tunda su ligiolu lähedust. Mida puhtama, siirama, hoiame oma südame Jumala ees, seda suurem on tema ligiolu meie eludes. Amen. Mida rohkem me kogeme teda, seda rohkem me tahame käia koos temaga. Amen. Halleluja, kiitos Jumala. Halleluja, kiitos Jumala. Amen.